Tere tulemast Triatloni Akadeemia, ma ei tea, mitmes blogi see juba on, aga igatahes me oleme siin Maardus, 8. august ja ehitame meie hooaja, siis Triatloni Akadeemia hooaja kõige viimast triatloni võistluskeskust. Meil on tiim siin, mis meil on nüüd 5 triatlon või, natuke kokku kuivanud, aga see ei sega meid, sest et kõik on võimalik. Ühesõnaga vaatame, kuidas meil see triatlon siin Maardus läheb ja saame võib-olla natukene ka juba Ironmani juttu rääkida, sest et juba 2 nädala pärast ootab meid ka see suur sündmus ees, nii et vaatame, mis saama hakkab. Alles tund aega oleme siin, on juba raske. Eritavad sammu juba, ahhaa. Saame siis Veholt enne igat sündmust ühe bussi või sõiduauto, mis aitab meil mingit tavaari tuua või siis kaugemal, kui toimuvad võistlused, siis seal vabatahtlikke kohale tuua, aga uurime. Tere, Triinu! Kuidas siis bussiga sõit oli päris kena valge? Kahjuks oli natuke lühike sõit või? Jaa, kõige lühem sõit üldse, kõige parem. Pärast me jääme äkki siin Maardu vahel paar lõbusõitu tegema, et ikkagi promoma ka. Kas tavaliselt lähebki nii kaua aia sirkes panemiseks või täna on erand lihtsalt? Täna on väga kogenematu ehitusjuht lihtsalt. Kas äkki ka väheke künklikum maapind või? See teeb elu huvitavaks. Okay. Ja. No muidu olekski liiga igav meil siin. Just. Okay. Mingisugune tore pilv hakkab meile lähenema. Nii et... Marin, mis sellest lähenevast pilvest arvad? Ja lõpuks on karmiks on asi läinud hooaja lõpuks. Haamrik käib projektijuht lihtsalt ringi. Käib igaks juhuks, jah. Ain andis kõik kahtlane, aga ei ole hullu. Pean ise nagu olen orme penalti teil. Mis sa arvad, et see projektijuht suure kui valda, kas siis ütleb, et tehke ära? Ei saa olla ju, kuule. Sul on nüüd juba 2 naist haamriga, Ain, ole ette vaata. Kas sa saad siit eest ära nüüd? Sina oled söögiboss, sina otsustad, sinule on kankakaart, sina oled otsustad rohkem vaja. I'm rich bitch! Kankakaart! Kui sa enda haamriga tuled, siis kõik annavad raha sulle ka, nii et see... Mul ei ole vaja, mul on Marini kaart. Kuidas Maardu on meid vastu võtnud siiamaani? No vihmaga. Aga see ei ole Maardu, see on ilma. Ilma ei saa küljeda Maardu. Aga see ei oleks Maardu, kui vihmad sajad. Aga loodetavasti ikkagi ilm on parem kui võistluspäeval kui eelmisel aastal. Homseks on neil ilus ilm. Kuulge, meil käib töö siin on ju, eks ole? Meil ka. Jaa, me teeme ka tööd praegust. Ihi-jaha käib, vaata. Sellised on ju. 2 meest teevad tööd ja nemad siin ihi-jaha haamri käib. Kas sa saad siit eest ära nüüd? Ma ei tea, kas ma ikka hommikul ka neid pannkooki teha või? Ja tegelikult oli kuri plaan vanna vahtu teha, aga ma ei tea. Ikka. Ma panin ühe toa vabaks, nii et me võime magada vabalt. Ja siis hommikul teeme vanna vahtu. Ei tee hommikul õhtul, teeme valmis õhtusööki ju. Hommikul saad pannkooke. Ma ei saa nii vara ära siit patsida. Kohe näha, et meil on siin buss üle käinud. Kurvalik. Lombiväli on see võistluskeskus meil, aga hullu on meil film, nii et... Niksi batoonid on nii head, et ei saa isegi käest ära panna, kui tööd teed. Väga hea batoonid. Mul on endale ka sponsor, et ma ise Niksi.
teatul, et Marin saadeti siis ohtlikumaid manöövreid tegema. Noored uljad. Seal on hetkel pannakse poisid. Päris ilus rahulik järv on praegu. Vahepeal oli küll korralik räu, aga selline võiks ta ju homme ka olla. Oi. Oled sikust näinud? Ei ole vist. Tal on jalad ka all. Jalad ka Ta oleks peaaegu peale astunud. Issand jumal, vedas. Ta tuli sealt mingi ringikasi. Aga keda ta otsib, ma ei tea. Ma ei ole kindel, et omasugust otsib. Kuidas Maardu järv on? Madal ja roonta täis. Kas see soosib poide panemist või? Mitte eriti. Autole ja autole hästi. Ja siis kui ära võtad, siis tuleb hästi palju kapsast. Mingi siuke vegasüsteem. Nii saab täitsa puhtaks ju, kui ta muudkui ankruga tuleb seda sodi kaasa, siis peaks iga päev korraldama. Kas me ei tahagi iga päev triatloni korraldada? Siis on Madise päevaks valmis. Selge. Siuke kunst on siin. Te ei saanud täitsa Eka või Pallase potentsiaali kuulga. Aga tegelikult miks te teete seda? Miks te teete? Leiaksid kõik augud üles, ei koperdaks ja oma jalgu ära ei. Selge. Täiskasvanutele meeldib ka mängida liivakoorke teha. Ma vaatan jah, et lapsepõlve mängud on meil ka siin homme kavas. Turninud turnikatel, mänginud porilampides, nii magas. Mis te siin Marin muidu enne arutasite? Vaatasime üle, et kuidas meil on stardis üks paratiim ka, et kas tema jaoks on ilusti läbitav asjad, et kuidas paigutada üldse võistkondade vahetusala paigutus ja kas on kõik hästi. Meil tegelikult vist ju väga tihti parasportlaseid ei käi. Ei ole sattunud meie võistlustele, jah. No äkki see nüüd muutub siis. Uus väljakutse. Loodetavasti läheb hästi ja tuleb nüüd edaspidi ka. Jah. Söök on valmis, soolane on valmis, aga magusat kahjuks ei saa, sest meie mõjutus on lahti. No pole hullu. Aga ma lubasin manna vahtu teha, nii et ma lähen ruttu jooksma. Super. Kas projektijuhid lähevad jooksma? Mis peaks? Me ei saa seda viimast jooksmist. Ma tulen ka. Juhuu! Aga sa jooksed nagu liiga kiiresti minu jaoks. Sa pead nagu arvestama tempoga. Ja me jooksime Marin tempos. Okei, sobib. See läheb vlogi nüüd, kõik saad aru, et Marin on kõige aeglasem jooksja. Ei, see oo oli see, et kelli on hoopis kõige läbi. Nüüd te ei teagi. Ja mille jaoks see kelli küll treenib Ei tea. Aga mille jaoks Marin treenib? Ma ei tea. Varsti saame teada. Ühesõnaga, aga aitab lubast läbi jooksma. Jah, aitab lubast. Ta tuli hommikul, issand, ma täna ei peagi õhupalliga ringi käima, nii hea. No tore, mul saab seal pinas tore olema. Et oleks toredam, et ei unustaks. Sobib hästi, on ju? Aitäh, armsad olete. Kuulge, tüdrukud, kas te olete seekord kohtuniku rollis hoopis või? Jaa. Teete praktikat või? Jaa. Olete närvis ka või? Kas te teate ka juba, mis tegema peate või? Mina olen penaltiteenist ja vahetusalas. Okei. No te olete kõrvalt nii palju seda näinud, nii et... See ei tee lihtsamaks. See teeb hullemaks või? Okei, no me jälgime teid kaameraga, kõik suuretsega. Kuidas teil läheb? Ma arvan, et penaltiboksis on täna järjekord. Okay. Pidupäeva puhul tehakse pikk rivi nendest kõigist, kes tahavad seal kollases telgis sõita. Mis tegelikult tasub ka ju. Ta on valinud õige super kostüümi endale. Okei, no edu teile igatahes. Aitäh! meie
aastatepikkune partner motohunt, kes siis vastutab või tagab meie ratturite ohutuse võistlusrajal. Lihtsalt meie uuendustest vetelkäeste osas, vilede osad, mis on nagu üliäge suunanäitamisega viled. See võib päris meeleolukas olla seal. Absoluutselt. Seda Kindlasti. ka tähele ei pane, ma ei tea, mis siis üldse. See peab töötama. Jaa, tule siia. Tonni topeltgarantii. Me hakkame seda linti hoidma. Kuidas oled juba veebaga käinud täna või ei ole? Jaa. Kuidas oli? Tuuline tundub vist tuuline ka või? Väga hea kalailm tundub olema. Kalailm on hea, jah. Seda peaks kindlasti võistlejatele mainima, et kalailm on hea nagu, et siis nad teavad. Kas on kärsitu meel ka, tahaks teha midagi muud või nagu tunned, et peaks mitte kuskil midagi? Sihuke ärev on natukene jah, et siukseid otseseid ülesandeid ei ole, pidi lihtsalt vaatama, stardis kõik hästi on ja siis on siukene nagu teha midagi. Mari ei teadnud ka, kas peab ärev olema, sest ta ei saanud aru, mis ta tegema peab. Ei olnud kindel, aga tundub, et nüüd ta on nagu soone peale saanud. Tulevad vanad ajad meelde jälle. Näita, kuidas sa ei tohi teha lipuga. Okei. Okei. Selge. Me kohe jäädvustame su elu kõige esimese ja siis on paari aasta pärast teha uue vaata siis, kuidas on areng toimunud. Vaatame siis, kuidas tagris hakkama saab. No pressure tagris. Väga ilusti seisab praegu tagris. Väga hästi. Ma tulin rikkumast, jah. Meie suitsunurka nüüd. Ja ma tahtsin neid suitsunurga jutte kuulata. Suitsu on või? Ei. Sul on või? Ei ole, ega ma mõtlen. Kellelgi ei ole. Nii, Vaimar ja Tarmo, kuidas on seisud meil alati valmis, jah? Suurepärane. Ei tea mitte midagi. Marin muudkui sehkendab ringi. Mina lähen uurin, mida see Marin teeb. Kogu aeg. Vahele jäin. Vahevõtted oli see, et sellele mitte tänasele projektijuhile viiks batooniga. Väga hea mõte, lähme viime batoonidele. Ma tahangi küsida, kuidas tal läks esimene start. Probleeme ei olnud. Okei. Ta võiks ikka mingi probleem ka olla, oleks huvitav natukene. Mulle täitsa sobib. Teil on siin päris mõnus siuke kala, et rääkige üldse, mis te teete meil siin üritustel? Tarmo, sina oled käinud Kanal 2, sa tead, mis me teeme. Meil on siuke lugu, et pealik on ära ja nüüd on kassidel pidu. Ega me ei tee ise ka, mis teha? Ei tea, jah, okei. Esimene küsimus on see, mis te siin teete üldse? Kui ma olen nagu täiesti esimest korda tulen triatloni vaatama, siis vaatan, siin on hunnik mootorrattureid, sõidavad siin edasi tagasi trassi peal, teevad lõbusõitu või mis nad teevad siin? Päris lõbusõitu ei tee, et lõbus on see ka kindlasti, aga tegelikult on see, et kuna need võistlused ei ole nii suured, et see rattatrass oleks täiesti autodele suletud, et küll üritame neid alati ümber suunata, aga ikkagi kohalikud elanikud tahavad koju saada või on mingid situatsioonid, kus ikkagi ei olegi varianti, siis tuleb mootorrattas, võtab selle auto endale sappa ja viib ta sellest ratturite massist läbi siis niimoodi, et see kõik on ohutu. Kas need nagu on Ironman näiteks, need suurüritused on teile vist ka siuke korralik pidupäev, nagu päris palju rahvast on koos, on ju? Jaa, et ühtepidi on ta pidupäev selles mõttes, et endal on äge, et näed seda seltskonda ka, keda sa kogu aeg ei näe. Võtad selle suure massi kokku, kõik õhtused siuksed ettevalmistused, briefid, koosviibimised on kõik tore ja seda on nagu lõbus teha sellepärast, et ta on ikkagi päev otsa pikk üritus, konstantselt tööd teha. On väga palju erinevaid ülesandeid siis, et kes tegeleb rajaturvalisusega, kes veab liidrit, kes veab meedikuid, kes veab fotograaf, videograaf, kohtunikke, seal tööd on palju. Eelmine aasta saime siin kohati ka mingid Eurosporti lainele kandidendile, et see oli äge koos. Aga mul tegelikult on see küsimus, et kui keegi mõtleb, et tahaks tulla teie tiimi, kuidas see võimalik on? Motohunt.ee võtta ühendust ja siis on vaja läbida motoreguleerija koolitus.
et seal siis on üldised liiklusreguleerimise seadusandluse asjad ja siis on ka sõidu nii-öelda treeningpäev, kus siis saab kõik need vajalikud harjutused läbi teha, siis on praktika, teed ühe ürituse koos meiega kaasa niimoodi, et sul on mentor ja juhendaja ja pärast seda oledki nii-öelda täieõiguslik siis motoreguleerija, sul on tõendid, tunnistused kõik olemas ja siis edasi ei olegi muud kui üritustel käia ja muidugi ka trenni teha, et ükski asi ei tule niisama, et siin on vaja harjutada ja oskus on ikkagi nagu kõrgemal tasemel. Alustasime siit ja lõpetame siit. Kuidas on nagu enestunne? Väsinud. Ses mõttes, et 2 nädala pärast naerame, et natuke saab taastuda või siis ei saa taastuda, saab ainult tööd teha. Oleneb, mis saab nädala sees teha, need on kõik nädalavahetuse üritused. Ironman on nädala aega puhkus. Just, nii on. Nii et kui te vaatate seda ja mõtlete, mida teha, siis tulge vabatahtlikuks, tulge puhake nädal aega koos meiega. Tulge puhake. Joome värskat ja sööme niksi ja vahepeal paneme paar kilomeetrit bännerit ja puhkame. Suurepärane loosung, aitäh sulle. Tere Maret, ma mõtlesin, et tulen kiusan sind ka. Kas sa teed, et sa loed? Kuidas siis oli selline viimane soojendus enne Ironman Tallinnas peakohtuniku rollis oleksin Maardus? Ma soe olen kohe. Oled soe, jah? Et selle soojusega peab 2 nädalat vastu vähemalt. Ma vain edasi purjetada, äkki keegi kutsub mind. Üritagi tegelikult. Äkki keegi näeb mu talenti, vaata ja siis kutsub seda päris võistleda. Võib-olla. Oota, ära jookse ära. Ma tahtsin küsida. Nii, sul on praktika tehtud täna? Võimalik, see kohtunik on see koosolek on peetud, arutelu on tehtud, aga seda, kas ma praktikat läbisin või küsinud? Ei küsinud või? Okei. Aga noh, mis seda ikka teada, selles mõttes, et... Ma olen nüüd targem, kuidas vilistada, kuidas lipuga toimetada, mida peab tähele panna selles vahetusalas, tuleb välja, et seal on väga palju erisusi, millest nüüd tegelikult see ei räägi. Et võistluse korraldajale sa näiteks ei pane tähele seda, et kui vaks on tossutald või näiteks see, et kiivrid peavad olema lahti, kui nad jäävad sinna ja millised asjad tulevad kaasa, see tegelikult on äge. Tehnilist poolt on nii palju, rattad on nii ägedad. Rattad on ägedad, jah. Ja inimesed ka, tegelikult võistajad on väga muhedad ja nad on juba tänulikud, kui sa neid aitad ja oled sõbralik ja lahke. Tavaliselt olete meil siin etappidel stardijoonel. Seekord teil on vabatahtlike vestid seljas. Millest selline otsus? Naudime ka kõige lihtsamat ala enne Ironmani. Mis see tähendab? See on ju kõige lihtsam ala. Vabatahtlik olla. Teisi ergutada. Sa tegid nüüd praegu vabatahtlikele niimoodi, pannakse siin telki kokku, higistavad, väsinud, ma ei tea, mitu tundi. Sa ei tundu väga väsinud. Ei, tahtsime melust osa saada ka. Ikkagi. Isegi kui ei ole stardijoonel, siis melu on siin alati tore ja inimesed on ägedad. Ja... Kuidas muidu läks sul? Ma arvan, et läks hästi. Ma sain hoopis teistsuguse pildi kui projektijuhina. Et naersin, et pole vist kunagi vahetusalas nii palju inimesi korraga näinud, sest ma alati olen stardis nii kaua, kuni viimane välja tuleb ja selleks ajaks on vahetusala tühi, nii et selles mõttes oli äge kogemus ja hoopis uus vaatamine. Aga mis sinu ülesanded olid ja mida sa jälgisid? Ma olingi vahetusalas ja viimase stardi olin penaltiboksis ja meil oli 6 penalti. No sa enne ütlesid, et järjekord on. Ja nii läks. Saidki järjekord. Mingisugusel hetkel mul oli kõik 3 stopperit töös ja juba kartsin, et peab hakkama sekundeid lugema. Aga õnneks ei tulnud rohkem midagi. Et 3 oli korraga kõige rohkem sees. Okei, aga kuidas muidu Maardu läks? Marin ütles, et kuna nüüd projektijuht on tagasi, siis ta ei tea midagi, ta on lihttööline. Aga ta võib ka sealt tahavalt midagi öelda, kui ta tahab. Minu on ka, et tegelikult läks väga hästi. Jah. Margus rajal olles, rattaga sõites nägi ka pulmaauto ära. Nii et ma arvan, et nüüd läks nagu väga hästi.
Ei, nii et järgmine peatus on Ironman Tallinn. Juhu!